Et ma alustan nii, nagu jutt oli ja lubasin, et räägin natuke mõne sõnaga trendidest. Et need trendid, mis siis üldiselt mõjutavad meie tööturgu, eks ole, mõjutavad nii seda hõivet, kui mõjutavad ka majandust tervikuna. Et möödunud aasta sügisel Ott Pärna eestvedamisel valmis meil üks selline tööjõuoskuste kogumik, et kus me siis ka vaatasime sisse, et millised on need trendid, mis siis kõige enam mõjutavad, et kuhu siis kogu see maailma majandus tervikuna on liikumas. Ja saime kokku sellised, ütleme, et sihukest 6 sellised suuremat trendigruppi ja nende osas siis on näha, et on ilmselgelt tulemas mingid sellised olulisemad muudatused ja need mõjutavad ka seda nii-öelda nagu seda tööjõu osa ja et mis nagu hõives juhtub ja muidugi mõjutavad ka majandust. Ja ütleme mõnes mõttes, et nii turbulentne see situatsioon ei ole kunagi olnud, kui ta täna on ja eks see on ka võib-olla märk sellest, et miks need muutused on olnud vahepeal sellised, et mis on isegi meie prognoose muutnud, mida me põhimõtteliselt tegime 5 aastat tagasi. Aga et võib-olla järgmise ka, et mis siis seda tööd ja töötamist kõige rohkem võib-olla mõjutavad. Et üks hästi oluline märksõna, mida on siin võib-olla, mida nagu rõhutada tahaks, oleks just need töösuhete muutused. Et see ilmselt on juba kõigile päris teada, et tööd tehakse mitte ainult siis nii-öelda töökohal, ma mõtlen füüsiliselt, vaid et seda saab ka mujalt teha, aga mis see murekoht on see, et see tuleb hästi palju põhimõtteliselt mõjutama ka seda, ehk et kus algab minu tööelu, kus lõpeb minu tööelu, kus algab eraelu, kus lõpeb eraelu. Ehk et paratamatult need asjad hakkavad üha rohkem segunema omavahel. Et on head küljed, eks ole, et saan ühtemoodi tööd teha, aga on muidugi ka see teine külg, mis muidugi jälle otsapidi tuleb jällegi sinna vaimse tervise probleemide juurde väga jõuliselt sisse ka. Siis veel üks trend on just nimelt see oskuste ja tööülesannete muutumine, et need tööülesanded, et ei ole enam päris niimoodi, et kogu aeg on mul suhteliselt sarnased tööülesanded, et see, millise tempoga need tööülesanded muutuvad. Et kui kiiresti ma pean ja kui paindlikult ma pean olema suuteline tegema midagi natuke teistmoodi ja täitma ka võib-olla mingeid teisi ülesandeid. Et võib-olla selle tööülesannete muutumisega, et Karin siin märkis ka seda AI teemat ja tehisintellekti teemat, siis mina arvan seda, et ma olen üks mitte vähestest, vaid üks esimestest peaaegu, kelle põhimõtteliselt tehisintellekt töö üle võtab. Sellepärast, et see samane nii-öelda uuringujuhi või analüütiku töö on tegelikult täiesti selline, mida tegelikult tehisintellekt suudab teha ja suudab teha minust osaliselt paremini. Ehk et see ongi see samane asi, et mida ma siis teen, et mul on võimalus minna töölt ära, jääda kõrvale, mida ma ka olen kaalunud, et nii kui ma leian selle raha vaja, nii ma selle liigutuse teen. Aga teine variant on see, et ma proovin aru saada, mis on nagu minu lisandväärtus, mida ma suudan tegelikult tööandjale pakkuda. Ja seda siis näiteks nii-öelda koos ka selle tehisintellektiga teha. Ehk et võt see samane asi ka, et ma ei saa teha enam täpselt samamoodi ja ma pean olema kogu aeg valmis paindlikult ümber kohanduma, ehk et need tööülesandeid vajadusel ka veidikese muutma. Ehk et need on tegelikult üks selline asi, et millega kindlasti tuleb kõigil arvestada. Ja muidugi demograafia, et selle vastu me ei saa ja need demograafilised muutused, mis aset leiavad. Ja mida ja kui palju see tegelikult meid kõiki mõjutab, on see, et koos töötavadki erineva vanusegrupis inimesed. Ja me tegelikult peamegi kõik koos sellega hakkama saama, et nooremad peavad saama hakkama koos töötamisel ja hakkamate inimestega ja vastupidi. Ehk et need on tegelikult võib-olla sellised ühed momendid, et kus me peame nagu hakkama saama, peame arvestama nende erinevate inimestega. Eks ole, et kogu see geopoliitika ja kogu see olukord kaasa arvatud, kõik see, mis sinna veel juurde tuleb ja mõjutab, et need on ilmselt sellised hästi olulised tegurid ja kogu see tehnoloogia, see on nagu ootamatu, et kui suur mõju on nendel tehnoloogia arengutel tööturule. Et see on ilmselt kõigi jaoks suhteliselt ootamatu seis. Aga et vaadata nüüd neid, et ennem kui vaatame, et millised ametid kasvavad, vaataks korraks peale sellele pildile, et millised ametid kahanevad.
et see ei ole nüüd küll mitte OSKA pilt, vaid et see on siis Maailma Majandusfoorumi pilt. Ja kui neid ameteid vaadata, et mis siin nagu kirjas on, et kus on nagu ette näha siin lähima 4 aasta jooksul juba sellist kukkumist või ametite osas kahanemist, et siis ikkagi tegelikult siin on tõesti hästi palju neid töid, kus masin suudab inimest edukalt asendada, ikka väga edukalt. Ja ilmselgelt ongi need, et kui me varasemalt ka ise rääkisime, et need ametid hakkavad kahanema, siis me tegelikult kõik võtsime, et nii see on, aga sinna läheb aega. Aga tegelikult täna neid ameteid siin vaadates me näeme, et need ametid hakkavadki kahanema ja juba ongi kahanenud. Ehk et need muutused on ilmselgelt ja ilmselt ka hästi palju neid ameteid, kus sellist käsitööd on palju. Ja kus nagu ütleme, et põhimõtteliselt Eestis enam seda eelist ehk palgaeelisena enam seda eelist ei ole. Ja pluss siis mida võib-olla ka veel võiks vaadata, et millised ametid on need, mis kahanevad, on see, mis on puudutud teatud teenusega, eks ole, et jaemüük põhimõtteliselt, hulgimüük, et need on ka kõik need ametid. Et see ei tähenda, et nendes valdkondades inimesi vaja varsti ei ole, aga lihtsalt need, mida me oleme nagu harjunud, mida seal tehakse, et need on küll need ametid, kus muutused on üsna ilmselt ja on juba täna platsis. Aga kui vaadata, et millised on nagu kasvavad ametid, siis ma arvan, et teie kõik rõõmustate siin, sellepärast, et praktiliselt kõik need ametid, mis siin kirjas on, need tegelikult on tehnoloogiaga ühte või teistpidi seotud. Nii et minu meelest see on ka nagu kõige parem märk sellest, kuidas tehnoloogia tegelikult on tööturgu mõjutamas. Ja on, enamus nendest ametitest on ühte või teistpidi just nimelt tehnoloogia rikkad. Ja ma arvan, et enamasti te leiate kenasti siit ja te peaksite leidma ka kõik need, kes on tarkvaraga ja tarkvarade arendusega ja andmed, eks ole ju hästi suur võtmesõna kindlasti siin teemana sees, küberturve ja nii edasi. Ehk et need on jällegi need, nii et teid põhimõtteliselt tahaks öelda, on tulevikus tööd oigu palju. Aga et nüüd, kui palju seda tööd siis tegelikult on ja millistel ametialadel seda tööd on, et siis vaataks korraks sisse hõivesse. Et mis siis nagu selle hõivega vahepeal on juhtunud nendel aastatel. Et esimene pilt, mida ma tahaks näidata, on see, et kuidas me nagu oskas neid erinevaid ametialasid omavahel rühmitame. Me oleme nagu ära jaganud nad teatud tegevusaladeks või tegevusprotsessideks. Ja ühed on siis need inimesed, kes nagu mõtlevad välja äriarenduse vaatusest, et milliseid lahendusi meil on tarvis või millised süsteemid meil peaks toime panema. Et need on siis need üleval see protsesside juhtimisega ja ütleme, et juhtimisega seotud ametialad. Järgmine grupp on siis need nii-öelda need kavandamine ja arendamine ehk et kes võtavad siis need erinevad lahendused, on need siis tarkvaralahendused, süsteemilahendused, eks ole, kavandavad, planeerivad, arendavad ja siis ka lõpuks ütleme, et juurutavad, eks ole, ja tagavad ka kogu selle turbe poole. Siis järgmine tegevusala, mida me oleme rühmitanud, on siis käitamine. Ehk et need on nüüd need, kes siis tagavad, et need süsteemid ka igapäevaselt toimiksid, eks ole, nii kogu see administreerimise pool, halduse pool, et see on nagu see osa. Ja all on üks rühm meil veel, ehk et võimaldamise poole peal, et meil oleks ka piisavalt need oskused olemas, et kuidas nagu seda tagada et kuidas ka siis kogu seda kliendihaldust sinna juurde lisada ja ka seda projekti juhtimist. Et miks ma sellele keskendun on see, et ma tegelikult järgmise slaidi peal näitangi nende samade suurte ameti, ütleme tegevusalade lõikes, mis see hõive on teinud, kuidas hõive on vahepeal muutunud. Ehk et siis need juhid põhimõtteliselt ütleme edasi tarkvara arenduse, kavanduse, tarkvarasüsteemide arenduse, kavandamise pool siis käitamine, eks ole, need haldajad ja administreerimine seal juures ja siis lõpuks ka see võimaldamine. No ja nüüd see järgmine, vabandust, mul on üks slaid vahepeal, et üks slaid siia vahepeal ka see, et mis see hõive siis vahepeal on teinud. Ja siin on üks pilt, kus on kollase joonega märgitud prognoos, et kuidas siis OSKA on prognoosinud, mida hõive IT-ametialadel. See on sõltumata sellest, kus sa töötad. Kas sa töötad IT-sektoris, IT-ametialal või sa töötad mingis teises sektoris. Ükskõik, on see hariduses või on see tervishoius. Kui sa töötad seal IT-ametialal, siis sa oled siin hõives sees. Ja OSKA on prognoosinud praktiliselt ütleme 2-3 korda järjest niimoodi, et hõive kogu aeg kasvab. Ja me oleme näinud ja ta tõesti kogu aeg kasvas. Ja see kasv on olnud päris jõuline. Et enam-vähem ütleme, et seal teatud ajaperioodi jooksul me oleme hinnanud, et kasv on olnud kogu aeg 1,5 korda.
Ja noh, seda nagu selle lineaarse joone pealt me näemegi selle kollase joone pealt. Ja nüüd vaatame, et mida siis tegelikult on see hõive teinud. Ja siin on peal, nendes sinistes tulpades on need hõive näitajad, siis alates aastast 2023. Ja 23 vaatame, me oleme isegi oma prognoosist veidike kõrgemal, et IT-spetsialiste, ütleme tervikuna, on olnud rohkem tööl erinevatel ametialadel. 24 oli juba natukene nipin-napin, aga tegelikult ilusti läksime, eks ole, prognoosis. Ei juhtunud mitte midagi, olime prognoosis. Ja nüüd, kui me vaatame aastat 25, siis vähe sellest, et me oma prognoosist oleme maas üle 2000. Mis on nagu, sest et aastane juurdekasvu vajadus oli 1900, mida me oleme niimoodi prognoosinud ja mis kogu aeg, 11 aasta jooksul, igal aastal on täitunud. Nüüd esimest korda tegelikult on toimunud kukkumine. Ja mitte ainult, et siis selles mõttes, et seda hõive ei läinud vastavalt prognoositule, vaid vaadake ka need hõive näitajad nendes tulpades. Tegelikult on aastal 25 on kahanenud. Et see oli ja meie jaoks ka selline päris suur üllatus. Me ei saa öelda, et positiivne üllatus, et pigem ma ütleks, et oli negatiivne. Aga eks me seda oleme nagu iga aasta nüüd peale seda tehisintellekti tulekut natukene õrnalt peljanud. Et selline asi võiks juhtuda. Ja nüüd on ta ilmselt siis paraku juhtunud. Ja nüüd on need samased, mis ma just ütlesin, need tegevusalad, et kui nüüd vaadata täpsemalt, et nende tegevusalade lõikes, kus on siis see kõige suurem kukkumine toimunud. Et kui vaadata seda protsessi juhtimise poolt, eks ole, ei ole. Et 23 on kõige alumine, 25 on kõige kõrgemal. Et ei ole väga suurt muutust. Kui vaatate 24 vaatate sealt edasi ka veel näiteks seda võimaldamise osa, mis on kollasega märgitud, ei ole ka. See pisikesed arvulised muutused, need ei ole nii märkimisväärsed, et nendest tasuks üldse välja teha. Samamoodi käitamine on väikene muutus, aga see on nii pisikene, see tegelikult ka ütleme, et 100 siia, 50 siia, see tegelikult ei määra. Ja siis me jõuame sinna kavandamisse ja arendamisse ja siin me näeme vahet. Ehk et tegelikult selle kõige suurema vahe siin ongi teinud, ehk ongi see kavandamine, arendamine, ehk et põhimõtteliselt kogu see arendusprotsess, mitte siis ainult tarkvara arenduseks, nagu ma ütlesin, need süsteemi arendus ka. Et see oli natuke see põhjuseks, miks ma seda pilti teile ennem tahtsin lahti selgitada, et aru saada, et kus see kukkumine on. Võtsime nüüd selle kavandamise, arendamise, aga vaataks veel kord täpsemalt, et millised et need ametialad siis on, et kuida ta nagu ametialade lõikes välja paistab, et mis siin ametialade osas on juhtunud. Et lihtsalt, et see graafik oleks lihtsamini loetav, on siin 2 aastaarvu, parem, vasak, 2023 ühel pool, 2025 andmed teisel pool. Rohelisega on märgitud need, kus see hõive on kasvanud, punasega on märgitud need, kus hõive on kahanenud ja halli joonega on siis see, kus hõive ei ole muutunud. Ja kui niimoodi neid praegu siit vaadata, siis alguses sai pandud peale siia protsendid. Ja siis vaatasime, et tegelikult seda osakaalu järgi ei ole päris õige, sest me ei saa tegelikult seda õiget pilti kätte. Ja siis vaatasime täpsemalt, siin on need erinevad ametialad, kuidas meie ise oleme rühmitanud need IT-ametialad. Ja kui nüüd vaadata neid, siis kus on kõige suurem kukkumine? Millistel ametialadel? Leiate ülesse? Vaadake sealt, neid keskmisi arve on ilmselt lihtsam vaadata, et seal on absoluutarvud ka protsentide kõrval. Et kus on kõige suurem kukkumine toimunud, on 770 võrra, ja eks ole, et see ongi tegelikult see koht, kus me leiame tarkvara arendajad, analüütikud, arhitektid. Et seal on nagu toimunud kõige suurem kahanemine siis selle 2 aastaga võrreldes. Ja see on päris suur, see ei ole väikene. Et selles mõttes, et ilmselgelt see on märk, mida juba nüüd ütleme niimoodi, et tasuks nagu tähele panna ja millest nagu üle vaadata või ei tundu nagu väga mõistlik. Vaatame edasi, palgad, läheb huvitavamaks koheselt. Ma luban, et lähebki huvitavamaks, nüüd lõppes see morbiidne osa otsa, nüüd läheb paremaks. Palkade puhul on siin üks joonis, kus on välja toodud erinevatel IT-ametialadel. Täpselt need ametialad, mis eelmise slaidi peal olid välja toodud, ja nende palgad, aga välja on toodud mediaanid. Sellepärast, et keskmist palka ei tundu väga mõistlik välja tuua, sest et kui näiteks ütleme, et juhtumisi on mul tööl üks
kuldsete käte ja kuldse mõistusega IT-spetsialist ja ma maksan talle palka näiteks aastas, ma ei tea, 1 miljon, siis see tegelikult tähendab seda, et ta nihutab selle keskmise nii paigast ära, et ta ei anna mingit pilti, et selle võrra see mediaan tundub mõistlikum. Ja siin on siis see mediaan välja võetud erinevatel nendel ametialadel, et see on, te leiate ta seal selle joone keskelt, need mediaanid. Ja mis siis veel on siia joonise peale pantud, on siis need kvartiilid, eks ole, ehk et need siis, mis on vasakul pool, eks ole, et need on siis see alumine osa ja see siis näitab, et 25% saab kas sellist palka või sellest väiksemat palka veel. Ja teisel pool siis vastavalt paremal pool me näeme, et siis 25% nendest saab kas seda palka või siis saab sellest veel suuremat. No kus on kõige suuremad palgad? Kas leiate ülesse? Mis ametit tasub õppida? Pigem on küsimus nii. No kus on, soovitan vaadata keskmist palka. Seda kvartiilide osa ma soovitaks vaadata, see on nagu arenguruum, see on arengupotentsiaal. Ei paista välja nad hästi. IT-juht, kusjuures ongi, eks ole, äriarendusjuht, kvaliteedijuht, IT-juht, kus veel on? 2 tükki, ma arvan, et peaksid siit veel hästi välja paistma, jah? Et tarkvara arendaja, eks ole ju. Nii et mõtlesin, et lubasin, et läheb kohe paremaks. Tarkvara arendaja, arhitekt, temal on ka see, ütleme, et keskmine palk, ehk see mediaan, ütleme niimoodi, on siin väga päris kõrge. Ja küberturve, eks? Et temal on ka see keskmine on siin, siis see mediaan on päris ilus. Ehk et tegelikult ei ole olukord hull üldse. Aga ta alati nagu tasuks nagu silmas pidada just, et miks nagu see mediaan ja miks need kvartiilid siia juurde on toonud. See tegelikult lihtsalt näitab, et see ei tähenda, kui ma nagu natuke õpin ja ma lähen tööle, siis see ei tähenda seda, et ma kohe hakkan saama väga kõrget palka. Ma ei pruugi kohe saada. Et natukene see aeg, kus kõik kohe, kes nagu nii-öelda IT-uksest sisse astusid, said kõrget palka, et eks see natukene kipub läbi olema. Aga samas jällegi, et kui vaadata, kuhu see palk võib tõusta, sest et siin oli see ka IT-juhi puhul me leiame 6000 või ka tarkvara arendaja puhul me leiame see enam-vähem 5400. See on siis see, millest ja sealt edasi, eks ole, 25% saab seda või sellest kõrgemat palka. Nii et palgad on head, palgad on väga head. Vaatame natuke edasi ka, et kuhu siis tasuks tööle minna. IT-firmasse või siis teistesse firmadesse. Et siin on nagu üks hästi positiivne trend selle slaidi peal on see, et kui aastaid püsis meil see seis samasugune, ehk et nii palju, kui töötas IT-sektoris, IT-spetsialiste, töötas nagu ütleme, et ka veel üle-eelmine aasta täpi pealt samasuguse osakaaluga. Ehk osakaal ei muutunud kordagi. Meil oli täpselt paigas, kui palju on IT-sektoris osakaaluliselt ja kui palju on teistes. See esimest korda on hakanud jää liikuma, jah. Ja tegelikult on liikumine selles suunas, et muudesse sektoritesse, teistesse sektoritesse on IT-spetsialiste rohkem tööle asunud. Mis on väga positiivne trend sellepärast, et kui ma siia kõrvale paneksin Euroopa Liidu pildi, siis Euroopa Liidu pilt on täpselt vastupidine. Rohkem inimesi töötab teistes sektorites, IT-spetsialiste, ja täpselt umbes samasuguse osakaalu, umbes 40% töötab ainult IT-sektoris. Nii et selles mõttes oli nagu see positiivne. Aga nüüd siis palgad. IT-sektoris ja teistes sektorites. Ülevalt alla te leiate need erinevad ametialad jällegi. Teile juba praeguseks tuttavad ametialad. Et mille osas me neid palkasid oleme võrrelnud. Need nüüd on keskmised palgad. Aga siin pigem mitte vaadata isegi seda palganumbrit, ja? Vaid pigem see oleks nagu see koht, et lihtsalt vaadata, et kus kohas saab selle töö eest rohkem töötasu, kas IT-sektoris või teistes sektorites. Sinisega on siis märgitud see, kui on palk on IT-sektori kasuks ja kollasega on siis need tulbad, kus palk on teiste sektorite kasuks. Valdavalt ikka IT-sektor, eks ole ju, et IT-sektor maksab kõrgemaid palkasid. Ju siis ikka põhjusega, et ma arvan, et ilma põhjuseta päris kindlasti mitte. Aga et kui vaadata siit allagi, et näete, tegelikult IT-juhi leiab sealt alt poolt. Ma just ütlesin ka, et ärge vaadake neid palganumbrid, et see on keskmine, eks ole, et see ei olnud see mediaan, mida ma ennem teile näitasin.
aga noh, teate siit IT-juhi ja testija ja ka IT-kliendihalduri, jah. Et noh, need on siis need, et kus teistes sektorites on võimalik selle töö eest rohkem töötasu saada. Ja aga enamik ülejäänud kõik ametialasid on see, et tundub, et on veel päris IT-serkodur väga hea tööandja. Et see läheb nagu sinnapidi. Nii, siis vaatame haridust. Te õpite. Kas tasub ära õppida või tasu ära õppimine. Et kuidas see pilt on. Nüüd järgmine slaid on küll hariduse pilt, aga see ei ole, need ei ole IT-ametialad. Et see on nüüd natukene üldisem, et see pilt on nagu tervikuna, et kui palju põhimõtteliselt ütleme, et palju haridus, kas haridus maksab midagi või mitte. Ja no siit te leiate, et põhiharidusega palk on kõige madalam. Eks ole, järgmine tegelikult tuleb siin kutseharidus, ma kohe ütlen, mida ma arvan, miks see põhjus on selline, et miks mitte üldkeskharidus ei tulnud järgmiseks. Ja? Siis tuleb keskharidus, edasi tuleb siis juba kõrghariduse esimene aste, nii bakalaureus kui ka siis rakenduskõrgharidus, edasi tuleb magister ja tore on vaadata, et doktor on kõige üleval. Et mis siis tegelikult ikkagi on tinginud seda, et miks üldkeskharidusega on võimalik teenida veidi kõrgemat palka kui kutseharidusega, et mis see võiks see põhjus olla. Ja tegelikult üks põhjus, mida võiks nagu arvata, et mis see võib põhjustada, on see, et seal võivad olla tööl ka paljud need, kes on läinud õppima peale keskhariduse omandamist, on läinud õppima, aga nad ei ole lõpetanud. Kas on töö kirjutamata või mõni asi on tegemata, et see ilmselt võib olla seal taga üks suur põhjus, et miks ta seda pidi proportsioonis, et miks ei saa nagu see inimene rohkem palka, kes on ametit õppinud oma ametil. Aga nüüd siis ikkagi lähme tagasi sinna IT peale. Ja nüüd, kui vaadata nüüd IT poole pealt, et mis siin siis juhtub ja siin on võrdluseks 2, on bakalaureus, et kui mul on bakalaureuse kraad ja kui mul on magistrikraad ja võrreldud siis seda, et kas kumb kraad nii-öelda annab mulle tööturul kõrgema töötasu. Ja paremal pool siis nende sinisega on see tähendab seda, et kui mul on magistrikraad, siis nendel ametialadel ma teenin märkimisväärselt rohkem. See tulba pikkus natukene näitab, tegelikult on proportsioonis, aga ta näitab tegelikult, et kui palju rohkem. Ja kollasega on siis need ametialad, kus tegelikult bakalaureuse kraad maksab rohkem, ehk et magistrikraadi omamine siin ei anna lisaväärtust. Ja no siis, kui vaatad ja mõtled, et milles see asi võib olla, et miks see siis niimoodi on, siis tegelikult siin on üks pisike nüanss on juures, on see, et mis nagu siit jooniselt välja ei paista, on see, et see haridus ei pea olema siin selle joonise peal, ei pruugi olla täpselt IT. Ta võib olla mingi teine haridus ka. Et see tähendaks natuke peenemalt veel sinna andmetesse sisse pugemist, et aru saada, et kas ma saan seostada ka täpselt oma vahel erialase õppe ja siis hariduse. Ma kindlasti teen seda, aga aeg oli natukene liiga vähe seekord. Aga see võib ostuda see, et miks need bakalaureus ühel hetkel on nagu tasuvam, on see, et nendel ei pruugi olla erialast magistrit. Sellepärast, et me tegelikult oleme näinud, kust minnakse tööle IT-ametialadele ja ainult pool moodustavad need, kes on lõpetanud IT-erialad. Siis ütleme, et umbes veerand tuleb meil välistööjõust ja umbes veerand tegelikult tuleb meil teistelt erialadelt. Ehk et päris palju on erinevate, ütleme, et just nimelt humanitaari erialade lõpetanud, kenasti magistrikraadi kätte saanud. Ja siis ilmselt on see hetk, et mis ma siis nüüd teen, haridus on tore küll, aga selle haridusega ei ole mul tegelikult tööturul midagi teha. Siis nad on ennast natukene ümber õppinud ja läinud tööle ka siis IT-ametialale. Ja siis on täitsa aru saada, miks tema palk tegelikult võib olla madalam. Et miks piisab siin siis ka mõnest teisest kraadist. Aga tegelikult pilt on ju minu meelest julgustav. Ja kui me vaatame, et mis nagu Oska ütleb ja kuidas meie enda sõnumid on olnud, et siis reeglina meil on tõesti sellised 5 hästi olulist sõnumit, et esimesega me peame nüüd ilmselt midagi sügisel ette võtma, see üks on see, et hõive kasvab 1,5 korda. Et seda tuleb ilmselt ümber vaatama hakata, aga üks nendest sõnumitest, mida me oleme rõhutanud ja see ei ole mitte see, et selle oleme me ise välja mõelnud, vaid tegelikult see on see, mida tööandjad on meile öelnud. Palun andke meile magistrikraadiga tudengeid ja lõpetanuid.
ehk vilistlasi. Me tegelikult ootame seda, et need, kes tuleksid tööle, nad oleks õppinud veidi rohkem ja veidi rohkem just nimelt selleks, et luua siis kõrgemat lisandväärtust loovaid tooteid, teenuseid. Ja see on tegelikult see, mis on tööandjate sõnum olnud. Aga mul on kõva kahtlus, et paari sõnaga ma saan ainult öelda siia juurde oskused ja ka oskuste poole pealt, mida ma tahaks öelda, et oskused liiguvad ikka üha rohkem sinna kanti ja sinna poole, et sellest üksi on natukene vähe, et te teate IT-d. Olge head, palun vaadake kõrvale, leidke endale veel üks valdkond, kus te tunnete ennast hästi. On see tööstusvaldkond, on see tervishoid, on see mingi muu valdkond. Ehk et täna üha rohkem liigub maailm selles suunas, et oodatakse just selliste nagu miksitud oskustega inimesi tööle. Et need nii-öelda need üldoskused, mis igal pool siit katusena üle käivad, ehk et need nii-öelda lävimisoskused, mõtlemisoskused, enesejuhtimisoskused, need tegelikult on tööandjate jaoks nii olulised. Et seda nad tegelikult iga kord väga rõhutavad. Nad ütlevadki, et ei ole lõpetanutel probleeme erialaste oskustega, aga probleem tekib üldoskustega. Ja sellega nad on väga-väga hädas. Nii et olge head, et mõelge selle peale, et mis võiks olla teil lisaks IT-le veel, selline oma spetsiifiline oskus seal juures, mingi valdkond ja pluss see, et arendage palun enda üldoskusi, need on ääretult olulised ja need on ka selleks, et meie noortel on, täna on juba täitsa tavapärane, et mul on see nii-öelda see mitmikkarjäär, mitte see ei tähenda ainult seda, et ma teen täna seda ja homme teen teist, aga ma teen täna mõlemat, 2 erinevat asja, või ka 3. Nii et tegelikult see ongi ka see, et üldoskused aitavad mul neid erinevaid karjääre teha ja täita. Ja ka see maailma majandusfoorum, kui nüüd vaadata neid, mis ta on toonud välja, millised on need siis olulised oskused aastal 25 ja millised on aastal 30, siis tegelikult, kui te vaatate 30, siis kõik 3 ülemist, mis te leiate, ilmselt on need, kus te tegelikult võiksite kõik väga tugevad ja tublid olla. Ehk et tehnoloogiaoskused. Nii et vaadake neid pilte lihtsalt natukene mõelge ja ma usun, et te leiate endale kindlasti väga toreda ja hea valiku, millega teha siis see õige käik.